Tere päevast kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere päevast tuli, vesi, taevas ja maa. Tere päevast kosmos ja galaktika. Istun siin Vietnami rannikul ja tervitan kõiki häid vanu ajumudi ja kuulajaid. Tervitused headele sõpradele ja tuttavatele. Hea meelega tervitan ka oma vanu vihkaid ja vaenlasi, kuigi ma loodan, et nad on mind selles vahepealses vaikuse ja tohuvapohu ajastul juba ära unustanud. Eraldi tervitus neile, kes ajumudijast seni midagi pole kuulnud. Ja otse loomulikult, nagu vanasti alati, super tervitus kõikidele neile, kes pole veel päriselt täpselt aru saanud, millises maailmas nad tegelikult elavad. Aga enne kui ma hakkan rääkima tänaseid mõtteid, tahan teie tähelepanu juhtida sinna rannaliivale, kus käib väikene melu ja elu, selline tõeline, kenad vene naised, üks seal taga poseerib, kes teab, kust nad kõik pärit on, aga siin nad on täna ja mina nende selja taga, mitte paparotsot mängimas, vaid otse laivis kaameraga püüan teile anda mingisugust väikest meeleolu ja meditatsiooni, lainete kohinat, mühinat, pilvine ilm, aga see ei muuda meeleolu. Alustaks siis sellega, et mis oli ajumudija ja mis ta täna on? Või õigemini, mis ta võiks olla uues kuues? Ajumudija sündis ajal, mil maailm sundis kandma teil kõikidel näo ees kaltse, skännima igasuguseid QR-koode ja kuuletuma ekraanidele. See oli esimene kord, kui paljud inimesed tundsid, et maailmas on midagi väga põhjalikult valesti. Ma olen sellest tuhandeid kordi rääkinud, mitte just tuhandeid, aga sadu kordi. Siis, kui see kõik algas ajumudija 5-6 aastat tagasi. Ja see valesti ei olnud mitte ainult poliitikas, vaid oli juba inimeste mõtlemises endas. Ja nüüd ma püüan värskendada või uuendada või tuua uues kuues seda ajude mudimist, ajumudijat uuesti välja, sest minu arust, kui siis olid ajud kuidagi sellised tuimad ja polnud väga erksad, siis nüüd nad on minu arvamust mööda päris külmunud. Ja ma ei pea siin silmas üldse praegust kuulajaid teid, vaid ma pean silmas seda, kui palju ma maailmas olen vahepeal ringi rändanud ja kui palju ma näen külmunud ajudega inimesi, et see on päris katastroofiline. Ja ma tahaks selle uue ajumudija maailmaga näidata siis sellist vaatevälja maailmale, mis tegelikult muutub kiiremini, kui inimesed jõuavad üldse midagi mõelda. Ja kui sul on aju külmunud, siis sa ei suudagi mitte midagi mõelda, sellepärast et see on nagu võtate külmkapist mingisuguse külmunud pelmeenipaki ja koputate lusikaga sinna või ma ei tea millega. Kuulate seda heli, koputate seda külmunud pelmeenipakki vastu kraani kausi serva. No vaadake vaid neid ilusaid tüdrukuid, ma olen teile 100 korda juba varem ka öelnud, et maailma ilu ei tohi vaka all hoida, mida looja on loonud. Ja siis varasemalt ma ütlesin, et minu vanuses võib juba selliseid trikke teha, et annab võib-olla vähekese sellist mõtteainet veel juurde. No näete, ei saagi lihtsalt rääkida, jääd vaatama ja jäädki vaatama, aga okei. Ma kas lõpetan või jätkan, ma mõtlen, et ma hakkan jätkama. Ja uues ajumudijas siis kohtuvad mõttemaailm ja loodus. Tahaks veel midagi öelda. No paneme siis koondnimetuse alla reisimine ja kokkamine, teadvus ja geopoliitika, kindlasti tehnoloogia ja sõda, eelkõige aga selline inimlik ellujäämine. Ja see on neile, kes tahavad mõelda siis enne, kui mõtlemine nagu lõplikult inimkonna kontekstis hävitatakse. Sest ega keegi enam ei viitsi ju mõelda, AI mõtleb nüüd kõikide teie eest.
Ja mina teen nüüd risti vastupidi. Et kes mäletab 2 aastat tagasi, kui ma hakkasin AI-d kasutama, kõik ütles, et ei taha keegi enam Stevenit kuulata, ta kõik AI-ga teeb ja nii ja naa. Aga nüüd ma teen vastupidi, nüüd teete teie kõik AI-ga ja ma näitan teile päris elus elu. Noh, täna nagu just kõige parem see taust võib-olla ei ole, et see on selline suht tekst prompt tegemine. Aga sellegi poolest vaadake seda elus elu ja elus Steveni häält kuulete uuesti, mitte tehisintellekti poolt loodud. Ja mis ma siis veel ütlen nendele inimestele, kes nagu esmakordselt kuulavad, et ajumudija ei olnud ja see uus ajumudija maailm ei ole nagu suunamudija. Sest suunamudija ütleb sulle, kuhu minna, aga ajumudija küsib enne, et kas siis see, kes kuhugile minema hakkab, on üldse veel terve mõistuse juures. Ja ma räägin siis vähekese võib-olla Vietnami kontekstis, kuna ma istun siin Vietnami rannikul teises maailma otsas ja siin on tõesti elu veel nagu elus ja päris. Mitte just sellepärast, et see sotsialismus, kommunismus siin on veel eas vanas kuues ja minule kui vanale sovjetile sobib selline miljöö väga hästi. Ja see ei ole virtuaalne ega digitaalne veel, kuigi mõnes mõttes on mõnes kohas see päris hästi nagu äratuntav. Ja see pole mitte sugugi ka algoritmide poolt kokku seatud mingisugune, ei oskagi öelda, missugust riiki nagu võrdluseks tuua, aga see kõik on ehe ja hästi ehe ja eluline. Ja mitte ainult sellepärast, et seda ehedust on ju tegelikult igal pool mujal maailmas ka, aga inimestel on siin kuidagi selline tunne, et kui nad läänemaailmast nagu plehku panevad ja Vietnamis maabuvad ja tulevad siia rannikule, siis see on nagu, sa oled nagu vanajumala selja taga, et sa oled sellest rämpsust ja jamast kõigest eemal ja sellepärast see ongi hästi ehe. Ja sa ärkad hommikul siin sellega, mida tavaliselt nagu hommikuti AI või siis ütleme, et masin ette söödab, mitte just sellega, vaid oleneb asukohast või niimoodi, et tänaval hakkab elu liikuma ja kõik see elu läheb täpselt nii, nagu ise kavandad. Loodus ärkab, rollerid sõidavad kõik, kes kuhu. Inimesed keedavad hommikuti nendes tänavatoiduputkades hästi head toitu, igasuguseid kohalikke selliseid raguu, suppe ja mis iganes. Selline hästi ehe ja naturaalne elu. Eks ta vähekese selline geto moodi on, aga teisiti nagu ehedust ei saagi välja tuua. Lapsed jooksevad, keda viiakse lasteaeda ja kui mere ääres oled, siis meri hingab, puud elavad tuule käes, päike tõuseb ja mitte keegi küsi päikeselt QR-koodi. Ja nagu alati panen käe südamele, ütlen, et selle kõige taustal ma mõtlen ikka jälle Eesti peale. Aga mitte selle Eesti peale, mida näidatakse kusagil peavoolu pildikastis. Mitte ka selle Eesti peale, kus kõik on digitaalne, nutikas, nii nimetatud turvaline, jutumärkides. Igasugused äpid, kes siit äratavad öösel kell 2:30, 3:30, 4:30, täpselt nii nagu sinikollane tahab teid äratada, vaid sellise Eesti peale ma mõtlen, kus inimeste pead on muudetud selliseks väikeseks uudistejaamaks. Ma isegi ei ütleks, et suureks uudistejaamaks, vaid väikeseks uudistejaamaks. Antenni veel küljes ei ole. Ehk nad on siis sellised hirmu vastuvõtjad ja autonoomsed reageerimismasinad. Ise teate, kuidas te kõikidele nendele asjadele reageerite. Ja miks siis nagu see idee tuli kõige selle taustal, et miks ajumudija siis ellu äratada, tagasi tulla. Ja ma ei tule tagasi sellepärast, et maailm on nii-öelda korda saanud. Sest kui te mäletate, poliitika on 3 aastakümmet rääkinud, et kohe-kohe olete paradiisis, kohe-kohe saame kõik korda.
vaid vastupidi, ma tulen tagasi sellepärast, et maailm on vahepeal veelgi sügavamasse koomasse vajunud. Ja meenutagem siis 2021, kui meil olid süstid, maskid, QR-koodid, igasugused debiilsed piirangud, täiesti ajuvaba mingisugune ettekirjutus, läksid peldikusse, meestel oli 2 kuserenni või 3, keskmine oli kinni pandud, sest see kõrvuti ei tohtinud seal soristada. No kas normaalsed inimesed sai sellist asja teha ja noh, ellu viia või käskida seda siis ellu viia? Ei saanud. Milleks see kõik tehti, täna ma sellest ei räägi. Meil on juba väga palju kõik sellest teada, mida see kõik tähendas. Ja siis oli ka aeg, et keegi ei teadnud, mida uskuda, sest nagu ma alguses ütlesin, et kõikidel olid ajud nagu väga sellised tuhmunud, tuimad ja segased. Aga noh, täpselt nii nagu oli, kõik algas, kõik oli täielikult segadus, kes mida uskus, kes mida teadis, rääkis. Aga kõikidel oli tunne sees, et see kõik oli nagu põhjalikult vale. Ja ma loodan, et te mäletate seda tunnet kõik. Ja täna 2026 on see väga vale tunne muutunud hoopiski normiks. Võtame siis kas või seda, et sõda on igati normaliseeritud, normaalne. Midagi, mis tuleb kohe igapäevaselt arendada, seda tuleb viia reaalsete nii-öelda tulemusteni ja seda tuleb elus hoida. Võtame siis selle Ukraina näite siis. No mitte keegi ei taha seda ära lõpetada, sest mõelge, kui palju raha saab kirjutada ühe plahvatuse sisse, sest mitte keegi ei tea, kui palju raha ära plahvatas. Nii et visake dollarikott 10 miljoniga koos pommiga ja te võite vabalt öelda, et seal kotis oli 50 miljonit. No piltlikult niimoodi. Ja siis, mis siis veel? Jälgimisühiskond. Oi, kui palju ma olen juba lugenud Lõustaraamatus, kuidas see kõik toimib Eestis, mujal, igal pool. Aga see on üks asi niimoodi, et kas kaameratega jälgitakse, salaja jälgitakse liikluses või linnapildis. Aga tegelikult see on hoopis nagu sügavam teema. Ja võtke või jätke, praegu AI kirjutab praktiliselt maailmas kõikides, ka sinu eest, kes sa võib-olla postitad Lõustaraamatus. Mõtle, kui palju AI on sinu eest kirjutanud, kui ei ole, võid proovida. AI mõtleb sinu eest, soovitab sinu eest ja inimene istubki seal keskel ja arvab, et tal on mingisugune vabadus, sest tal on 10 erinevat rakendust, 10 erinevat versiooni AI-dest, agentidest, kellest, millest valida. Aga ei, see ei ole vabadus ja vabadus on siis, kui sinu mõte on sinu enda oma. Mitte siis, kui sul on kohustus vaikida seda, mida sa tegelikult mõtled, mida sa tegelikult öelda tahad, aga mida sa tegelikult ei julge öelda. Ja nüüd sa ei julge üldse seda öelda. Veel 3, 4, 5 aastat tagasi inimesed julgesid midagi öelda. Aga nüüd teate isegi, kuidas see asjalugu on. Ja sellepärast ongi vaja uuesti ajude mudimist. Mina ei tea, mis retsepti järgi seda mudimist praegust teha, kui ta ikkagi külmunud on. Võib-olla kõigepealt tuleks siis üles sulatada ja siis mudima hakata. Ja mõelge sellele, näiteks te täna hommikul ärkasite, esimene asi, mida te tegite, vaatasite telefoni. Ma arvan, et 99,% inimesi vaatasid seda, teavate uudised, kes mida otsib, kas 3. maailmasõda on alanud, kas keegi siin või seal midagi teinud on, kas keegi kutsus kellegi kuhugile, mis iganes juhtus. Ja see ei ole juhus. Ja maailma kõige rikkamad ja kõige nutikamad insenerid on töötanud aastaid just selle nimel, et see täpselt niimoodi igal hommikul teiega toimiks. Et teie hommik algaks just nende platvormi pealt, nende meediumist, et teie esimene emotsioon oleks nende valida, et teie päev
alustaks just nende algoritmist, mis neil vaja on. Ja inimene arvab, et ta kasutab telefoni, kujutage ette. Aga tegelikult kasutab telefon hoopiski inimest. Ja inimene arvab, et ta valib uudiseid, aga tegelikult valitakse talle ette, mille peale ta täna vihastab, mille peale ta loob üles oma kartused ja hirmud. Ja kelle peale ta siis täna peab näpuga näitama. See on kõik nagu sisse kodeeritud, programmeeritud alateadvusesse, uudistesse, kõikidesse meediumikanalitesse. Ja see on tänase maailma nagu kõige suurem trikk selline. Mitte see, et sulle valetatakse. Vale on väga vane asi. Vale oli olemas siis, kui internetti isegi ei olnud. Aga hoopiski suurem trikk on see, et sinu tähelepanu hakitakse lihtsalt tükkideks. Olete näinud, kuidas sibula hakkimine käib. Ja sibula hakkimine on eriti selline hea näide, sest siis mõned nutavad ka vahepeal. Ja see hakitakse nii väikesteks tükkideks, et sa ei jõua enam tervikut näha lihtsalt. Et sa näedki sõda, aga sa ei näe selle taga absoluutselt raha, sa ei näe pettust, sa ei näe surma selle taga. Sa lihtsalt näed, et see on niivõrd ilus ja see on niivõrd äge. Kujutage ette, Tiina Kappa Kohilast võtab 2-meetrise toruga automaatrelva, paneb ennast mundrisse ja ütleb, ma hakkan nüüd inimesi tapma. Ja sa ei näe seda, et seesama Tiina piimaauto või kes iganes, kuidas need Eestis need sõnad olid igasugused, et ta võiks pere luua, lapsi sünnitada ja viia siis nii-öelda oma kodumaa, oma esiisade maa seda problemaatilist olukorda edasi. Kuidas see ütlus vanasti oli, et täidame maa lastega, aga ei, nüüd täidame maa automaatidega, mundritega, kõigiga, liinad, tiinad, vaiked, maiad, ma ei tea, kes iganes, kõik sõtta. Ja sa näed poliitikut, aga sa ei näe tema taga absoluutselt mitte mingit süsteemi. Sa näed seda ilusat mordat seal televiisorist, kes teeb sulle grimassi ja tarka nägu, samas ajab lolli juttu on. Sa näed hinnatõusu, aga sa ei näe absoluutselt mehhanismi, kuidas see tõuseb, miks see tõuseb. Sa lihtsalt vaikid, sa lepid sellega. Sa näed kõikjal hirmu tegelikult, aga sa ei näe, kes selle hirmu sinu sisse on istutanud. Ja siis inimene ütleb, et ma olen informeeritud. Ei, sa ei ole inimene informeeritud, sa oled stimuleeritud, ma nimetaks seda niimoodi. Informeeritud inimene on mõtleja inimene. Stimuleeritud inimene reageerib ja enamus inimesi reageerib. Ja kellele kuulub see sinu tähelepanu? Ja kellele ta siis kuulub? Sellele kuulub lõpuks ka sinu mõtlemine. Ja kellele kuulub sinu mõtlemine? Sellele kuulub ühel hetkel ka sinu elusuund. Tähelepanu on tänase maailma kõige kallim vara muide. Mitte euro, mitte nafta, aga just tähelepanu. Ja ma võib-olla tooks piltlikult väikese näite ja räägin ühest nägemusest. See pilt on mul olnud peas juba väga pikki aastaid. Sellest ajast peale, kui ma ajumudijat esimest korda Acapulcos ookeani ääres tegin või alustasin. Ja igal hommikul, kui sai puu otsast mangosid võetud ja ookeani kaldale ujuma mindud ja mangosid sööma, siis hommikul püüti kala ja seal oli pelikanid. Olid ääres, olid pelikanid, kus kalu välja tõmmati ja olid rohkem ookeani peal pelikanid. Suured, vanad, sellised rahulikud pelikanid, kes lendavad vee kohal. Ja kalu oli hästi palju. Pelikanid siis teadsid täpselt, kus kalad on. Ja kala teab samas, et vee peal lendavad pelikanid. Mis te arvate, kas ta teab seda? Ei, kala ei tea seda. Ja kala näeb ainult seda vett seal, mille sees ta ujub. Ta tunneb voolu, ta liigub koos parvega, oma instinktidega, kuidas see kala elu seal käib. Ja kala arvabki, et tema maailm on kogu veealune maailm. Aga niipea, kui ta sinna liiga kõrgele pinnale üles nagu tõuseb või parvega või üksikult, on pelikan kohe kohal ja pika nokaga pikeerib alla ja võtab selle kala kätte sealt vee seest ja viib minema, sööb ära lihtsalt, kugistab alla. Aga mis vahe on siis tänapäeva inimesel ja sellel kalal? Inimene ujub täpselt samuti oma infovoolus.
kui palju, ma kuulsin 4-5 aastat tagasi, et televiisor tuleb aknast välja visata, pildikast kinni panna, keegi ei taha seda kuulata, raadiot kinni kõik, aga siiamaani ma arvan, et te kuulate veel rohkem isegi kui 4-5 aastat tagasi. Ja ma siinkohal ütlen, et mina ei loe Eesti meediat, mina ei kuula Eesti siis uudiseid ega mitte midagi. Ja minu selline rahu on midagi sellist, nagu need lained praegust siin sellist ookeani või meremuusikat loovad. Ilma igasuguse suurema mürata, mis siit tahapoole jääb või mis seal ookeani või mere taga toimub. Ja inimene ujubki selles infovoolus, üks uudis siit, teine sealt. Kolmas on siis hirm, võib-olla 4. skandaal, sõjauudised, nagu mainisin, võib-olla maksutõusud, hinnatõusud, otse loomulikult ekspertarvamused, no seda peab kohe kindlasti kuulama. Ja inimene arvab, et see on tema maailm, aga tegelikult on see alles selline veealune kiht, sest üleval lendavad teised jõud, need, kes näevad parve tervikuna. Ja teie olete osa parvest, kes teavad, kuhu vool liigub, kes ei uju koos kaladega, vaid toituvad nende liikumisest. Ja reaktiivne inimene, see on selline juhitav inimene. Talle näidatakse hirmu, ta liigub, talle näidatakse vaenlast, ta uriseb, võtab, ma ei tea, mis iganes abinõud tarvitusele, et kohe vaenlasega nii-öelda silm silma vastu seista. Talle näidatakse päästjat, ta plaksutab. Talle näidatakse mingit ohtu, otse loomulikult ta loobub vabadusest, sest nii peab. Ja talle näidatakse lippu. Ja uskuge, ta unustab selle kõige taustal isegi oma lapse. Ja kui teile näidatakse sõda näiteks, siis te unustate, mida tähendab reaalne elu, elus elu. Ja te liigute nagu kalaparv. Aga samas inimene, kes mõtleb, tema ei liigu nii lihtsalt. Inimene, kellel ei ole see aju ära külmunud, kivistunud kamakas, tema mõtlev inimene. Ja oleme sellest väga palju kordi rääkinud ja arutanud, et mõtlevad inimesed ongi süsteemi jaoks kõige ebamugavamad. Aga midagi teha ei ole. See ebamugavus, see on nende oma valik, nad peavad seda kannatama. Ja põhimõtteliselt on siiski nii, et väga palju seda vabad häält on maailmas, kuigi kõike seda sunnitakse siis hirmu taustal lõpetama. Ma ei hakka detailidesse laskuma, aga saate aru, mille peale ma vihjan. Ehk siis, enamus inimesi ei ela enam omaenda elu. Ja inimesed elavad enamuses kõik reaktsioonide elu. Hommikul reageerivad uudistele, lõuna ajal reageerivad hindadele, õhtul reageerivad poliitikale, ma ei tea, millele iganes, kodule, perele, probleemidele. Ja öösel reageerivad siis omaenda ärevusele. Ja siis inimesed imestavad, et miks enam ei ole hingerahu enam, miks ei ole sellist mõnusat laine meditatsiooni tema isiksuses, tema olemuses, loomuses. Kõik on ärev, kõik on kuidagi kahtlane. Aga kuidas saabki olla hingerahu sellises maailmas, kus sinu hinge külge on paigaldatud 24-tunnine teavitusmehhanism. Ja saate aru küll, mis ma mõtlen nende teavitusmehhanismide all sügavuti. Ja no mõelge, kuidas saate hinge rahus enam elada, see on praktiliselt võimatu. Ja mida avatum on meie ümber maailm, seda raskem on meil leida seda sisemist vaikust, sest avatus ilma sisemise keskmeta ei tee inimest vabaks. See teeb ta küll läbipaistvaks ja hirm voolab läbi. Võõras viha voolab läbi, propaganda voolab läbi. Ja selle tulemusena inimene muutub lõpuks ise nagu mingisugune nagu vana hütt kuskil merekaldal katkise katusega. Kõik sajab sulle sisse, absoluutselt. Aga siin Vietnamis, kus elu siiski käib veel tänapäeval niimoodi nagu käis vanasti, kasutaks võib-olla seda sõna, kus toit tuleb pannilt,
mitte ei tule mingi kulleräpiga, roojase kotiga, mingisuguse pigi mootorrolleriga kohale. Siin vaatab sulle inimene silma, küpsetab, naeratab. Ta ei vaata ainult sinu profiilipilti. Ja ta annab endast parima. Kuigi vastupidi on ka teisi juhuseid, et ma ei kalduks just kõige siis paremuse poole, sest inimesi on erinevaid maailmas. Ja see ongi selline päris elu, kus on päris vaev, kus on päris päike, päriselt lapsed, meri, kõik on nagu päris. Ja see on selline päris ellujäämine. Ja siis ma mõtlen Eesti peale, sellele väikesele maale seal põhjas, kus on usutud aastaid tegelikult, et kui kõik on digitaalne, siis kõik on ka tark. Aga digitaalsus ei ole see, mis tähendaks kohe tarkust. Digitaalsus tähendabki ainult seda, et keegi saab midagi kiiremini mõõta, salvestada, suunata ja kontrollida. Ja tarkus on hoopis teine asi. Ja tarkus ongi see, et kui see mugavus muutub nagu lõksuks, et sa oskad seda näha. Noh, nüüd me ei saagi enam digitaalsusest rääkida, sest AI on võtnud selle kõik üle. Ja see on kordades hullem koonduslaager, kui ma omal ajal tõin sellise termini välja, et digitaalne koonduslaager tuleb, siis praegu võib väga vabalt öelda, et aasta 2030 toob hoopis AI koonduslaagri. Ja sisuliselt on see juba kohale jõudnud väga paljudes sektorites. Ja kui kunagi küsiti inimeselt, et kes sa oled? Noh, vene keeles on väga hea termin, tõkto. Aga täna tuleks hoopis küsida, et kes sind sinu peas esindab? Kas see oled sina seal, või on seal meedia, või on seal riik, või on seal mingi pank, või on seal sõjatööstus, algoritm, või on seal lihtsalt aastate jooksul kogunenud hirm, solvumine, väsimus, mis iganes, mingi sisemine allaandmine. Ja inimene otse loomulikult ei koosne ainult palgast, mingitest maksudest, valimistest ja pangakaartidest. Inimene on mälu. Inimene on mälu ja võib-olla siis koos närvisüsteemiga, kellel on keha, sama ilus keha, ütleks siis figuur, vaadake neid tüdrukuid. No mis saab veel parem olla, kui sellise miljöö taustal rääkida. Ma küll kogu aeg hoian silmad seal kalapaadi peale, mere peale, aga no praegu ma pean lihtsalt vaatama, midagi teha ei ole. Andke mulle andeks. Andke mulle andeks. Ma loodan, et te andestate mulle. Ja inimene ongi siis keha, kellel on siis igasugused hirmud, hing, vaim, kõik kokku. Võib-olla isegi esiisade mingisugune vaikus sees. Võib-olla ka elamata jäänud elud, läbielamised, võib-olla purunenud unistused ja paljud asjad, mida ta enam ise ei mäletagi, aga tema keha mäletab. Ja kui sellist inimest panna siis iga päev meedia psühhoterrori alla, no siis ei ole ime, et ta enam adekvaatselt ei mõtle, sest ta ei mõtle, kuna tema sees on liiga palju sellist müra. Ma kasutan AI sõna müra, sest te kõik teate, mida müra tähendab on. Varem ma seda sõna ei kasutanud, aga nüüd ma kasutan. Ja see müra tuleb siis maha võtta. Mitte ainult telefonist, vaid peast, kehast, mälust, ajajoonelt ja nii-öelda korjata ennast kokku. Noh, umbes nii nagu need tüdrukud seal. Ma arvan niimoodi, et nad praegu ei mõtle absoluutselt mitte millegi muu müra peale, kui selle peale, kuidas sinna pepuki ilusti sinna vette panna, mis tegelikult on 35 kraadi sooja, aga nendele ilmselt tundub külm. Okei, ja räägime oi, no mida pekki. Issand jumal, nad nagu teaksid, et ma filmin neid maailmale. Kui nad teaksid, et eestlastele filmin, nad teeksid võib-olla seal 100 imetrikki veel. Ma kohe hingan sügavalt sisse ja välja. Aga tegelikult ma tahtsin rääkida revolutsioonist, mis meie peades toimub. Et võib-olla
võib-olla, et te aru saaksite, ma ei tee seda ülekannet ja ei räägi seda uuesti, seda ajumudija versiooni või püüa sinnapoole kalduda, et te minuga nõustuksite. Et see ei ole absoluutselt minu eesmärk, et see oleks liiga odav. Ja nõustuda ei tasu kunagi minuga, sest me kõik oleme erinevad, teil on oma nägemus, oma mõttemaailm, aga võib-olla kui te nopite sellest kõigest välja kas või midagi, mis teile nagu nii-öelda kuhugile kohale jõuab, et siis võib öelda, et on juba see missioon sisuliselt õnnestunud. Ja vastandumine pole ka mõtlemine tegelikult. Et isegi kui vastandute, no mis seal ikka. Ja ma pigem ütleks, et mõtlemine algab alles siis, kui inimene suudab korraks peatuda ja küsida, et kus see mõte minu sisse üldse tuli. Et kus see mõte tuli minu sisse näiteks, et ma tahan praegu sinna vette minna või ma tahaks praegu midagi veel, mida ma ei räägi. Et ma tahaks veel midagi võib-olla asja huvitavamaks teha, võtta telefon näpu vahele ja minna sinna nendega rääkida vene keeles paar sõna. Ja kus see mõte siis tuleb, mida ma teha tahaks, kas see on minu kogemus, kas see on minu hirm või on see minu mingisugune järeldus. Või siis on mulle sisse söödet nagu hommikune kuskil tablett. Ma ei tea, kus sundkorras on, kus sa pead tablette võtma on. Mitte ainult ekraani kaudu nii-öelda. Ja selleks ei ole vaja revolutsiooni tänaval teha. Et esimene revolutsioon tegelikult toimub meie peas, seal kus praegu külmunud pelmeeni pakk on. Ja see tuleb üles sulatada ja korraks välja lülitada, sest vastasel juhul te usute kõiki esimesi pealkirju. Sa jooksed kaasa kõigega, mis sulle antakse, iga hirmuga. Ja sa lased ennast absoluutselt iga päev uuesti vihaseks programmeerida. Sa oled ükskõik kelle peale vihane, kes iganes midagi ütleb, räägib, sest täpselt ei kattu see sinu mõttemaailmaga, täpselt ei kattu see sinu nägemusega. See ei kattu sellega, mida kuskil lõustaraamatus räägiti või mingisuguses kanalisatsioonis räägiti. Ja see ongi see, et tegelikult seda rooli saab tagasi võtta. Aga selleks peab aru saama, et see rool on teie käest ära võetud. Ja kui kala ujubki liiga kaua parvega kaasa, siis ta ei küsi enam, kuhu parv liigub. Teda ei huvita absoluutselt. Ta tunneb ainult teiste kalade liikumist enda ümber ja arvab, et see ongi tegelikult õige ja see on kogu elu. Aga ühel hetkel tõuseb sinna kohale vari selline, olete taskulambi varju lasknud näiteks, kui perega pimedas kõnnite, lasete selja tagant lastele peada, lapsed muutuvad suureks, varjuks, kolliks ja pelikan on kohal. Ja siis pole enam aega filosoofiaks. Sellepärast mõelge enne, kui vari vee peale langeb või teie peale langeb, tuleb oma meeled uuesti erksaks teha, ajusid tuleb mudida ja ärge laske oma mõtlemist automatiseerida. See on toimunud viimaste aastate jooksul täpselt nii, et te absoluutselt ise ei märka seda. Ja ma soovitan kõikidele, tulge Ajumudija YouTube'i kanalisse, kus me tulevikus siis ei vaatle ainult mingeid uudiseid, vaid vaatame ka seda suurt silma, teate isegi mis silma ma mõtlen ja pean silmas, mille kaudu neid uudiseid ja propagandat teile pähe komposteeritakse ja näidatakse. Ja sellega ma nagu kinnitaks siis sellist seisukohta, et Ajumudija maailm on jälle lahti praegust tänase seisuga. Loodus, reisid, teadus, geopoliitika, tehnoloogia, sõda, inimlik ellujäämine, meri, ookean, naised, palmid, mis iganes. Mõelge ise veel neid sõnu juurde, igasugused ekstreemsused, igasugused adrenaliinid. Et see kõik ongi Ajumudija, see mudib ajusid, kui seda õigesti vormistada. Ja kõik see hakkab siin uuesti ilmuma.
Ja kui sulle meeldis see tänane mõttelõng, mõte, see uuesti tagasi tuleks, siis jaga palun seda, mine YouTube'i kanalisse, jaga, pane pöidlad seal või mis iganes seal annab teha, sest sellest kõik sõltub selle kanali aktiivsust. Algoritmid tuleb kõik nii-öelda ära petta, ära nullida. Viska pöidlad üles, ela kaasa, mõtle kaasa. Kui nagu me leiame selliseid huvitavaid teemasid, mida te võite mulle ka ette öelda, anda, võib-olla mina tean mõnest asjast rohkem rääkida ja teeme seda, sest ausalt öeldes kõrini on sellest AI-st. Sellega võib teha teatud väga kõrgetasemelisi igasuguseid, mis iganes futuristlikke, teaduslikke, tuleviku ärilisi, mis asju. Aga seda inimlikku elu, seda puhast naturaalsust, seda meremuusikat, seda chilli-grilli, mis nagu nii inimlik on olnud enne seda, kui see kõik algas, seda on väga vaja, ma arvan. Ja eks siis see kõik nagu tulevikus sõltub sellest, palju mul entusiasmi, tahet, huvi, et kui palju ma selles kõiges nagu leian sellist temaatilist kontseptsiooni, kuidas see üles pakkida, vormida, mõtted nii-öelda kokku riiuli peale seada, kust otsast alustada rääkimist, et ega see praeguses olukorras nagu kõige lihtsam võib-olla isegi ei ole. Kuid ma olen jällegi selles kindel, et just praegu, kus inimestel on täielikult kõikidel mingisugused teadmatused, et siis väga-väga oleks vaja hakata lahkama igasuguseid neid konspiroloogilisi teemasid, mis kusjuures on viimase 5 aasta jooksul enamus kõik tõepäraseks osutunud ja muutunud. Võib-olla seal juriidilises keeles, võib-olla seal mingite direktiivide, euroseaduste keeles, mis iganes. Aga me liigume uue AI maailmakorra poole, uue AI koonduslaagri poole ja mitte ainult samm-sammult, vaid ma ütleks, et sellise kiirusega nagu kosmoseraketid lendavad praegu kosmosesse, tulejuga on taga ja te ei saa arugi, kui te juba seal üleval olete. Või te ei saa arugi, kui see rakett on juba seal pilvede taga, et põhimõtteliselt see kiirus on praegust kahekordistunud. Ja kõik see, mis teie ümber toimub, see toimub teadlikult, sest vana maailm hävitatakse, vana majandus hävitatakse, vanad ärid kõik hävitatakse, kõik, mis on vana ökonoomika, vana haridus, kõik, mis on vana sõnaga, ehk siis enne seda, sellest ei jää mitte grammi ka järgi. Ja kõikidest nendest asjadest oleks vaja nüüd rääkima hakata uues ajumudi ja maailma formaadis. Seega ma tõmban otsad kokku, lõpetan sellega, nüüd ma lähen jalutan sinna tahapoole, lähen ise ka ujun vähekese, vaatan, mis uudiseid kuulen, kust nad pärit on, võib-olla on hoopis Kasahstanist pärit. Meil on siin mitmed Kasahstani turismigrupid sisse tulnud praegust. Ja ma loodan, et me kuuleme jälle õige pea, aga me kuuleme siis, kui on õige aeg. Ja soovin teile kõikidele rahulikku pärastlõunate õhtut, mis iganes hommikut, kuna te kuulate seda. Ja ajumudi ja maailm on teinud suure hüppe minevikust olevikku, teeme olevikust tulevikku ja peagi jälle kuuleme. Aitäh kõikidele ja kuuleme jälle, kui õige aeg on.